tere õhtust ja tere tulemast pildiga Pärnu rannastaadionile. Premium-liiga 16. voor kohe meie ees algamas, aga 9. kohale sama palju punkte siis koos ka Viljandi JK Tulevikul 10. Nii et Pärnu pingil täna siis Toomas Pent, Enrico Veensalu on ette läinud. Ja tuleb sealt hea pall kasti ja värav! Juba 4. minutil asub Flora siin Pärnu rannastaadionil seda kohtumist juhtima ja standardolukorrast nõelatakse praegu Vaprust. Väravautor Milleri löök samuti blokeeritakse ja nüüd leitakse seal kaitseliini taga täitsa vabalt Rauno Sappinen ja Sappinen kasutab selle võimaluse ära. 2-0 FC Flora märkamatult läinud 2 väravaga juhtima siin esimese 8 minuti jooksul ja Rauno Sappinen teises suunas. Mihkel Ainsalu leiab sealt Rauno Sappineni kastist. Sappinen läheb kasti edasi, söödab selle palli tagasi ja Ainsalu lööb 3-0 21. minutil. Viib Flora siin juhtima juba 3 väravaga ja Tallinna meeskond täielikult võtnud mängu kontrolli enda alla. Loodame, et sellist lagunemist me täna siin Pärnu esituses ei näe, nii et on mehed korra selle juba läbi elanud. Ja 4-0 lüüakse sel hetkel Rauno Sappinen, mees, kes lööb värava. Rauno Alliku söödu suunab kindlalt väravasse ja Sappineni poolt väga resultatiivne kohtumise algus siin, juba 2. värav tal selle mängu maakoondise ridades, kui samal ajal tulemas siin Sappinen, kasti lööb Sappinen peale ja lööb värava. 5-0 Rauno Sappinen, täna peatamatu soos mees vormistab siin oma kübaratriki ja kui tundus, et Vainul positsioon oli käes, siis tundub, et ka temal üllatuseks see pall läheb sinna väga hästi uuesti. Sappinen seal 1-1 rünnakule minemas, Vainu tema vastas, läheb Sappinen sealt veel läbi ja pall lahtisena Zakaria Beglarishvili ja lööb selle värava ära. Täpselt pool tundi mängitud ja 6-0 FC Flora läheb seda kohtumist juhtima. Zakaria Beglarishvili täna siis tema esimene värav ja Flora on siin peatamatu esindusmeeskonnale pakkuda midagi uut sel hooajal. Vaatame ära nüüd selle momendi, kus leitakse väga hästi Maksim Kuusev sealt kaitseliini tagant üles ja mees, kes vähem kui minut aega tagasi sekkub väljakule, Maksim Kuusev viib Flora juhtima 7-0 ja milline sööt ning milline rünnaku lõpetamine, nii et tuli Maksim Kuusev väljakule selge. Suurepäraselt võtate selle peaga seal maha, otsib Märten Kuusk, Kuusk nüüd liigub kasti ja Kuusk kas lööb värava, lööb Kuusk värava! Märten Kuusk läks sealt rünnakuga kaasa ja 78. minutil viib Flora juhtima juba 8-0 ja sümpaatne rünnak siit FC Floralt ning juba 8. palliga kastis, kas mängib ennast löögile, mängib löögile ja lööb värava, milline värav 86. minutil viib Flora juhtima siin 9-0 Rauno Alliku, milline värav postis sisse vasaku jalaga sinna tagumisse posti ja Pärnu mees FC Flora särgis. Ja Beglarishvili läheb löögile ja lööb värava 88. minutil. Zakaria Beglarishvili lööb 10. Vapruse võrku ja 2-kohaline on siis Flora eduseis siin suve. Pärnu Vaprusel aga on Kristoffer Kaasik jõudnud suluseisu positsioonile ja arvatavasti siit nüüd ka lõpuvilja kõlab, nii et Tallinna FC Flora siit päris suure võidu võtab. 10-0 on see lõppseis, 3 väravat täna Rauno Sappineni poolt ja kokku